Tere hommikust, siin on minu smuuti tegemise video täna. Ma tegin siin juba natuke, kuna ma ühe käega pean filmima ja teisega tegema, siis ma tegin natuke ettevalmistusi. Võite isegi arvata, et tavaliselt ma niimoodi oma asju ilusti kausikestesse valmis ei sea. Nad lähevad kõik otse kohe blenderisse, aga teie video jaoks ma siis tegin sellise, eks ole, näidis siia ka. Niimoodi, mul on juba ära pandud blenderisse umbes pool sellest karbist spinatist ja ma juba panin ka ära lusikatäie seda rohelist, see on Terra Greens see Terra Greens pulber, just on ju. Ja võt need on siis mul veel sinna panemata, aga kuna mul on nüüd siis juba see Terra Greens pulber ja siis spinat on juba blenderis, ma nüüd kallan sinna peale natukene 40 kraadist vett, sest et ma tahan natuke soojemat. Ja kuidas ma tean, et ta 40 on, ma tean, sest mul on selline kann, mis näitab mulle tegelikult selle vee temperatuuri, nüüd ma ainult soojendasin teda siis 40-ni. Nii, nüüd ma panen siis sellele blenderile mütsi pähe. Nii, ja siit hästi niimoodi madala sellise kiirusega ma kõigepealt lasen läbi selle spinati. Voh, ja näete, siia tekkis selline roheline supp. Võt nii. Ja nüüd ma hakkangi siia siis lisama kõiki järgnevaid asju. Nii, näete, siin on mul ainult üks banaan. Oi. Siis on mul siin jõhvikad. Siis on maasikad, need on kõik külmutatud. Ja siis ma leidsin ka veel sügavkülmast nende natuke kõrvitsaid. On ju, need vaadake, kui ilusad nad on, nad ei ole mangod, need on kõrvitsad hoopiski. Need nagu, no ma ütlesin, et kõik, mida nagu leiad ise kodus niimoodi lõdva käega, seda võidki panna, on ju. Ja siin on loomulikult ka mustikad. Mustikad tavaliselt on üks asi, mis mul läheb alati. Näed, nad on sellised külmunud olekus, siis ma pean neile natukene siin hoogu juurde andma. Nii, paneme selle ka ära. Siis on mul siin juba, näed, leotatud olekus toortatrad. Eks ju, selle ma panin kuskil täpselt 15 minutit tagasi. Ja täpselt niimoodi ma nad siia sisse ka kohe kallan. No, ühe käega on natuke raske, ma ütlen teile. Okei, vaatan, palju ma siit kätte saan. Ja küll jääb natuke kasutamata. Siis näete, siin on mul juba valmis võetud natukene seda valgupulbrit. See on minul konkreetselt siis doTERRA oma. Ja ainult pool sellest ma panen, ma väga palju ei pane. Sest kuna ma teen nagu, tal on siuke spetsiifiline maitse, et ma nagu väga palju teda ei taha. Siis ma panen, eks ole, alati sidruni eterlikuõli. Näed, läks 3 või 4 tilka ja mulle ka väga meeldib panna citrusblissi. Ma panen citrusblissi ka siia sisse. Vot niimoodi, citrusbliss läks ka. Ja nüüd ma vaatangi umbes, et et arvatavasti on vedelikku nagu ikkagi juurde sinna vaja, eks ole. Siis ma võtan siit selle Alpro kaerapiima ja näete, siin on oluline silt on siin see, et no added sugars on ju, vot see on see oluline osa, et talle ei oleks lisatud mingisuguseid suhkruid, mida me ei taha. Ja ma panen seda ka siia natuke peale, eks siis näis, kui on vaja, siis ma panen lihtsalt juurde, on ju. Vot niimoodi ja nüüd ma panen uuesti siis mütsi pähe oma blenderile. Näete, mul on see, ma vist rääkisin teile, mul on hästi vana, üle 10 aasta, vähemalt 12 aastat vana Vitamix blender, mis on ülihästi mind teeninud. See on üks parem investeering, mis ma oma elus teinud olen. See maksis tookord $400 ja ma tõin selle Ameerikast kaasa lausa. Mul on siin see suur elektrikonverter isegi selleks, et teda kasutada on ju, sest kuna elektrisüsteemid on teistmoodi. Nii, ma kõigepealt panen madalale. Siis keeran punkti juurde. Ta sai mul seekord selline suht vedel, ma kohe kindlasti tean, et ma siia rohkem mingit vedelikku juurde lisama praegu ei hakka, eks ju.
ja näed, selline ta on. Loomulikult ma seda kõike korraga siit ära ei joo. Ma joon nii palju, kui ma tahan, jätan ülejäänud alles, panen külmkappi ja joon homme jälle edasi või teen hoopis mingiks vahepalaks. Võib-olla, et kui ma jõuan õhtu hilja koju ja ei viitsi enam süüa teha, siis ma hoopis joon selle ülejäänud smuuti ära. Vot nii lõdvalt see käibki. Okei, tšau.